Nii et ta arendas välja spetsiaalse hingamistehnika, nimetas seda holotroopne hingamine. Hoolos on tervik ja trepiin on mingi suunas liikuma, et sa liigud terviku suunas. Et selle hingamiste eesmärk on, et sa kui neid läbid, et sinust muutuks terviklikum ja täiuslikum inimene. Ja siis neid seansse tegi ta, ma ei tea, 40 aastat üle maailma. Prantsusmaal nad olid keelustatud, ma mäletan, Prantsusmaal üldse kõige kummalisem. Tõsi ka, isegi see keelustati. Jaa, et nemad ei tahtnud mitte midagi teha, et kus siis ikka inimene mingis süvastruktuuriga kokku puutub. Nõukogude Liidu ajal oli ka, sa ei tohi teha joogat, sa ei tohi mitte midagi teha. Krohvi puhul mul lihtsalt... uudiseid tohtis vaadata. Seda isegi julgustati minu mäletamist mööda. Jaa, Krohv käis ju ka Nõukogude Liidus, seda oma mälestustes räägib, ma pean selle loo nagu ära rääkima, see on minu arust väga fantastiline. Et kui ta käis Nõukogude Liidus, ta oli 6 nädalat seal ja see oli kuskil 65. või 66. aastal ja ta võttis kaasa 300 portsjonit LSD-d. Ja see oli täiesti lubatud, sest see oli samasugune asi nagu, ma ei tea, morfiin või asjad, et kirjutati välja terapeutidele ja anti siis nii-öelda patsientidele. Võttis kaasa neid 300 tükki ja oli see, et kus ta siis on, et ta otsustas olla seal Pehterevi sellises ülikoolis. Ütle aasta palun veel. 64 või 65 või 66. Ja muidugi jah, siis oli kõik veel... Ja seal siis tegeleti ka kõige sügavamalt nii-öelda sellise, ütleme, psüühika teemadega. Ja Pehterevi instituut, aga just nagu Pavlovil põhineva tingitud refleksi baasil, et kõik asjad on tingitud refleksiga, sellega saab ravida. Aga kuna ta seal oli, siis ta pidas oma loengu LSD-d ja uuris, et kas tahetakse osaleda ja tuli välja, et ikkagi päris mitmed olid nõus nagu osalema. Ja siis osaleti ja arutati grupiseanssidel ja pärast individuaalsetel seanssidel ja tehti selline mitmenädalane kohe selline sümpoosium oli ja kõik nagu toimus väga hästi. Ja ära minnes oli tal nagu päris palju neid portsjoni järgi ja jättis need sinna instituuti. Ja sõitis tagasi. Ja nüüd ta oma memoaarides kirjeldab seda, kuidas ta 3 aastat hiljem, kui ta oli Ameerikas, siis oli ilmselt 68, 65 see võis olla, 3 aastat hiljem, kui ta oli Ameerikas, sai see lugu järje, et tuli Venemaalt üks professor, ja kellega siis Krohvil oli hea suhe ja kellega õhtul hakati juttu rääkima ja siis see professor rääkis, et ta on viimased 10 aastat käinud iga aasta loengud andmas Pehterevi instituudis. Ja varem oli kõik täpselt ühtemoodi, et räägid sellest nii-öelda Pavlovi tingitud refleksi stiimul reaktsioon, ja aga nüüd, kui ta viimane aasta käis seal, oli mingi suur muutus toimunud. Et kõik räägivad mingisugusest Hiina filosoofiast, räägitakse joogast, siis võetakse Aldous Huxley raamatutest, et kogu kliima oli nagu muutunud. Et selline asi. Ja siis... Martar, keda oli palju peamurdmist, ma kõrdan. Et Krohv ütles, ma nagu olin igaks juhuks vait, et ma ei hakanud sellel hetkel midagi ütlema, et kas see seos oli temaga või mitte. Aga minu jaoks on seos hästi selgelt olemas, et kui lugema hea uus ilm, eks. Ja. Millist imet võib teha avardunud teadvusseisund? Ja. Pole ime, et ta oli keelatud.